transport. Eestis on transport täitsa piisavalt, igast varianti, aga seda on kõige rohkem kus? Tallinnas. Ja Tallinnast välja liiguta on teil nagu erilise transpordi saamine suht koht keeruline. Tartus ka veel, kui tahate Pärnus midagi saada, Ida-Virumaal keeruline. Tallinnast on võimalik tellida, aga loomulikult see hinnaklass on sellisel juhul ka samamoodi. Kilomeetri hind, tunni hind. Valige alati endale pulmatranspordi juhiks professionaalne autojuht, kes teab, kus sõita. Kõige hullem on see, et kui me linnast peame välja saama ja autojuht valib sellise tee, kus on kõige rohkem valgusvoore. Ja me loodame, et me hoiame seda sama autorongi koos, see on täiesti suhteliselt võimatu. Ja teine asi lisaks, alati kui te teete autorongi, leppige endale kokku linnast väljas kokkusaamiskoht, kus saate kokku mingi konkreetse kellaaja. Seal saate kokku ja saate sõidata edasi. Et linnas autorongi koos hoida on hästi keeruline ja loota, et te linnas saate teha mingeid tegevusi. Mina ei tahaks teile eriti soovitast, ma kardan alati, et meie inimesed kaovad ära. Kui näiteks 100 inimest on pulmas, kui 80 inimest on pulmas, see on umbes 40 autot. Ja 40 autot linna vahel sõitmine, see on võimatu keeruline, hästi keeruline, kui te tahate näiteks Tartust, toome Tartu näite. Teil on Tartus ajaloomuuseumis, just nimelt või linnamuuseumis. Teete registreerimise ja tahate näiteks sõita Musumäele sinna või see, mis on see trepp, eks ole, kus tuleb musu teha. Sealt sõita sinna. No, see autorong laguneb 4 või 5, igal juhul. Ja ei tea, kas osad üldse leiavad üles, näiteks kui on Tallinna inimesed seda kohta. Et see on see keeruline osa selle autorongi juures. Ja hea pulmaisa järjekord ma rõhutan. Või siis agentuur või kes iganes, et suudavad seda algajat autojuhti õpetada. Selleks, kui minul need raadiosaated alati autos on. Ma annan autojuhi kätte, kui ta on algaja, ma saan talle öelda, et palun tõmba tempot tagasi või et palun nüüd jää seisma. Et ega enamasti, kui on sõber autorooli kantud, ta tagasi vaata peeglisse eriti ei vaata. Ta vaatab vaid ette. Autorongi kiirus muuseas on enamasti 70 km tunnis, kiiremini lihtsalt sõita ei saa. Pole võimalik. Esiteks need kaunistused lendavad minema ja teiseks, mida kiiremini te seal ees sõidate, seda kiiremini võid udima sealt tagant poolt need inimesed. Ja uski mind, autorongis on alati ka vanemaid inimesed, kes ei sõida kunagi üle 60. Okei, maksimaalselt 70, aga siis on juba ilma ära. Arvestage sellega igal juhul. Küsiti mu käest tantsuõpetuse kohta muuseas nii-öelda 2 inimest küsisid, et mis selle tantsuõpetusega on, eks ole, ja minu 2 väga tähtsat asja. Esimene asi on see, ärge mõelge valsi peal. Ma küll nüüd ütlesin selle sama lause välja ja kõik mõtlen valsi peal, eks ole. See on avatants. Valige ise, mis te tahate. Valige seda, kus te tunnete ennast normaalselt ja loomulikult. Kui tahate mingit erilist tantsu, loomulikult mingi tantsuõpetaja juurde, aga tantsuõpetaja puhul ei ole see päris niimoodi, et te lähete sinna ja nüüd nädal aega tehakse teile nii-öelda tants selgeks ja te tantsite juba nädal aega pärast asja. Mul oli üks sõber, kes oma sünnipäevaks tahtis õppida koos abikaasaga selgiks hea tantsu. Sünnipäevaks, mitte pulmaks. Nad käisid tantsuõpetuses aasta aega. Iga nädal 2 korda. Põhjuseks ei ole mitte see, et nagu selgeks ei saa seda, et kuidas see tantsusammud käivad, vaid teie lihased ei jäta seda veel meelde. Ma olen kunagi käsipallis olin väravaht, eks ole. Issand jumal, väravas olemine väga lihtsalt palli ette seisma. Väga lihtne. Aga see, et su jalad liiguksid nagu automaatselt, see võtab sul aastaid ja aastaid aega, sest harjutab tantsimisega sama asi. Selleks, et mees selle selgeks saaks, võtab sul umbes aastaid. Et see aga minimaalne aeg on 3 nädalat. Minimaalne 3 nädalat. Aga ma soovitan jällegi ühte asja. Kui üks pool tunneb ennast tantsuplatsil natuke ebamugavalt, siis ma rõhutan, et pigem minge sinna tantsuplatsi peale niimoodi, et te kallistate üksteist. Olete see lihtsalt tantsuplatsi keskel, ei teegi mitte midagi. See on palju ilusam kui see, kui te olete nädal aega õppinud 1, 2, 3, 2, 2, 3 ja proovite seda ka näidata. Sellepärast, et see lõigatakse videomehe poolt kohe välja. Arvo, on see nii? Kahjuks on see väga ausalt, see lõigatakse kohe välja. Sellepärast, et 3 nädalat on minimaalne aeg ühesõnaga, kõik. Vaat. Lilledest. Meil on täna ka väga paljud nii-öelda lilleseadid ja floristid. Eestis on ka väga popiks läinud see, et kutse peale kirjutatakse, kas tahate lilli või ei taha lilli. Samas eestlasel on südames hästi karmilt juurdunud see, et sõltumata sellest, et võite kutse peale kirjutada, et lilli ei taha, lilli tuuaks. Mul on üks pulmad, kus noorpark ütles kutse peale, et lilli ei taha ja lilli ka ei toodud. Ma olin nii rumal, et ma vedasin muuseas peinmehega kihla, et uski mind vähemalt üks inimene toob lille. Kaotasin šampuse. Aga see on ainuke pulman, kus
kus nagu sellist varianti on. Välismaalased enamasti ei too lilli. Ja kui teil on pulma tulemas hästi palju välismaalasi, et nemad ei tunneks ennast ebamugavalt, muuseas ostke neile korvides lilli, kus nad saavad võtta lille ja tuua teile. Sest muidu nad tuleb või seletage neile, et nad võivad ise lilled kaasa. Muidu on tõesti see, et nad vaatavad suurte silmadega, et mida? Lilled või? Mis mõttes? See ei ole nagu nende komme üldse. Kui te märgite ära ka lillemargi kutse peal, siis arvestage sellega, et lilli on erinevaid. Roosid on enamasti ühtemoodi, kuigi roos on võimalik saada selliseid ja võimalik saada selliseid. Toon teile näite. Kui te kirjutate kutse peale, et te tahate saada päevalille, siis teate, mis on juhtunud. Mul on üks pulm, kus ma ainukene kord elus pidin lilli mitte ära viima niimoodi, vaid mul oli siukene õla peal niimoodi. Sellepärast, et mulle ei toodud mitte nagu minu noorparil ei toodud mitte neid pisiksi päevalilli, vaid tõesti sõbrad. Sellised ja nii paksud. Neid ei olnud võimalik baasi panna, need pandi nii-öelda maja äärde. Seisma. Et põhimõtteliselt kirjutage sinna üle, igal juhul nagu arvestage sellega, et see lillemark on kirjas. Suvel teine asi, kui tahate liilien endale saada, siis võib-olla ma mainin ka seda, et need kolmukad lõigatakse sealt ära. Teine asi, et külased toovad neid, siis mees võib ülima neile just ära. Et väiksed pisiasjadega te peate arvestama. Üks asi, kui ma loodan, et see lilleseadet meil praegu ei ole, aga ma soovitan ühest asjast hoida, kui lilleseade lubab teil ühte asja. Kui lilleseade lubab, et toodud lilledest tehakse lauakaunistused, siis tähendab ühte asja. See tähendab seda, et pulmaisale öeldakse, et palun venita. Tee midagi rohkem, kuna me ei saa valmis. Väga enamasti enam nagu lilleseadet seda ei soovita, aga see on üks asi, millest tuleb kindlasti loobuda. Vaasidest jõuab panna igal juhul lilledest enamasti, kui teile kingitusime näiteks kirikus, mida on peo kohta, ei jõuta lauakaunistusi valmis teha. See vahemaa, mis kirikust nii-öelda peokohane on enamasti maksimaalselt 2 tundi. Nad ei jõua sellega valmis teha. Et arvestage sellega. Seda lubatakse, see ei toimi. Lisaks, samal ajal tuleb meile tagasi nagu selle geniaalse asja kohta, meie lilleseadid, meie floristid on geenilised. Ükskõik, mis lillede välja valite, nad teevad sellest absoluutselt kõike. Ma kunagi ütlesin, et nagu tulpidest ei ole võimalik kimpu teha. On. Poengidest ei ole võimalik kimpu teha. On. Pruut murdis käeluu nädal aega enne pulmi. Keegi saanud aru selle peast, et kimp oli siin ümber. Tõsiselt, ta käis kogu aeg niimoodi ringi, keegi saanud sellest aru, mõtles, et kimp on siin, eks ole. Lõpuks öeldi, et siin all tegelikult kips. Kõik, ükskõik, mis teiega pähe tuleb, teil tehakse ära. Pole mitte mingit probleemi. Ükskõik, mis aasta ajal te lilli tahate kullemut ka talvel saata, maksab rohkem saata, pole mingit probleemi. Holland on see vapustav koht, kus kõiki tuuakse. Kõik on see. Viimane slaid, üldised soovitused tegijatest. Need on mu isiklikud arvamused, mis ma kirjutan põhimõtteliselt alati olen öelnud. Hea tegija teeb oma äri alati ausalt. Ausalt tähendab seda, et ta esitab alati arve. Arve ei ole alati muidugi tähtis, eriti kui eraisikuga suhtled. Tegija ei pea teile arvet esitama. Ta võib teha, kas siis tuleb kordel enda jaoks. Küsimus on pigem see, nagu, kuidas tegija käitub, kuidas tema nii-öelda maailma vaatab. Hea tegija, kui te kellegi kokku saate, uske mind, hea tegija, üks näide on see, et ta ei ole teiega nõus. Hea tegija on ausalt, ütleb teile, et pagan, see ei ole vist hea mõte. Ja ütles ta ausalt, ta ei ole mitte sellepärast, et ta tahaks ilmselt oma elu lihtsamaks teha, aga kui te tõesti näeb, et te tahate mingi väga crazy't ideed, mis nagu võib-olla tõesti ei toimi ja pole kunagi toiminud, siis ta ütleb teile seda. Ta ei pea teiega nõustama. Kui kõikide asjadega mingisugune tegija teiega nõus on, mul tekib alati tunne, et come on, see ei ole võimalik. Me oleme kõik inimesed, nii-öelda ei ole võimalik nagu aru saada. Ei ole võimalik nagu kõigiga nõustada. Järgmine asi, heal tegijal on alati normaalne veebileht. Nali naljas, et ka sellest kirjutada, aga saage aru, me oleme praegu infoühiskonnas. Kust te enamasti informatsiooni otsite? Ajalehest, eks ole. Või nendest paksudest kollastest kaantega asjadest. Hea tegija peab olema internetis olemas kuskil. Muidu te leia üles. Whatever, Facebook, Google+, leidke neid variante, oma veebileht, kus iganes. Te peate seda üles leida internetis. Nüüd on järgmine lause, mis ma olen küll sisse kirjutanud, aga mille vastu ka mina eksin. Mitte tihti, aga eksin. Hea tegija vastab 2-3 päeva. Väga palju läheb ka nii-öelda muidugi spambox, eks ole, mida tuleb nagu aega tühjendada ja vaadata. Aga see 2-3 päeva, no see peaks normaalne olema. Loomulikult, kui te saadate tegijale meili neljapäeva õhtul ja loodate, et ta nagu reedel teile vastab suvel juulikuus. Ei saa isegi mina nagu tegijale öelda, et see oleks nagu õige, et ta läheb kindlasti järgmine vastu, mis teda ei ole kodus, ta ei ole arvuta, aga ta tegeleb selle noorpaariga. Ei ole mitte mingit varianti. Hea tegija teab, et ta on tööl. Tööl selles mõttes, et ka sõber, kui ta sõbra kutsus näiteks fotograafiks, mis sa enne küsisid, ka tema peab teadma, et teie pulmas on ta tööl. Ükskõik, kui hea sõber te olete, tema peab pilti tegema, ta peab need pildid teile pärast esitama ja just nimelt see, ma isegi ei räägi sellest, et see nagu alkoholiga kuidagi seotud. Ta peab, see suhtumine on selline, see on teie kõige ilusam päev. Selleks peab tema valmis olema ja tegema. Hea tegija annab alati nõu
hea tegija tahab alati kokku saada, kuigi aeg-ajalt jällegi see keeruline, sest mul on pooled, natuke alla poolte noorpaaridest on välismaalt. Nende kokkusaamine on päris keeruline, et Skype'iga võime kokku saada, pole mitte mingit probleemi. Lihtsalt helistad ja näed ilusti kenast näost nähtud. 2 viimast asja, või tegelikult eelviimane asi, hästi tähtis. Heast tegijast räägitakse ja räägitakse nii head kui halba. Kõik see tarmine rivi, kaasatud mina, kõik videomehed, kõik need, kes saalis on saanud mingil põhjusel vastu päid jalga. Väga tihti on ka see nii-öelda põhjuseta. Aeg-ajalt on selleks ka põhjust. Alati on tähtis see, et tegija nii-öelda suudaks selle vastuse võtta ja öelda, et sorry, kas mul oleks valesti või teine variant tõesti öelda noorpärjad, mis mõttes, ma ei ole midagi valesti teinud. Ka see on nagu üks osa. Mul on väga palju läbi pulmatult kaitsnud tegijad, kellele tehakse nagu, kuidas öelda, põhjendamatult liiga. Eriti kui ma olen nagu teiste tegijate käest ka küsinud üle ja küsinud, kas on midagi juhtunud. See ei ole midagi juhtunud, see on tõesti, nüüd palun andeks, aga peeglis või pruut või mingi külaline ütles pahasti. Aga on ka vastupidi, kus nii-öelda pruut tuleb või näiteks peale pulmi, siis abikaasad tulevad minu juurde, ütlevad, come on, et nii ei ole normaalne, siis ma olen rääkinud ka teiste tegijatega, loomulikult oleme võtnud ühendust tegijaga, kes nagu selle shitaga hakkama saab ja rääkid seda teemat, eks ole. Et igal juhul räägitakse. Ma soovitan ühte asja, mitte lugeda kommentaare sealt, kus te kontrollite kommentaare, sest sinna kirjutatakse igasugust asja. Minu kohta kirjutati ka, et ma sobin ainult pulmadesse, ma sobin rahvuslikku pulma sinna, kus võetakse puhast viina. Inimesed, kes mind on näinud pulmades, teavad seda, et ma ei oska rahvuslikes pulmades mitte midagi teha. Ma ei ole selline, ma ei tea, ma ei ole selline nagu hardcore Eesti pulmatraditsioonide järgida, ma ei tea nendest mitte midagi. Mulle meeldib hea pulmapidu. Mul elus esimene sellist nagu traditsioonilist järgida. Et selles mõttes seal võetakse väga tõsiselt, täiesti suvaliselt ilma kontrollimatult, nii et nagu väikse pieteedi tundega vaadake neid kommentaare. Mis ei tähenda seda, et te peaksite hirmsasti alati uskuma pulma.ee. Ei tähenda seda. Võt. Ja viimane asi, mida rohkem on teil külalisi, seda rohkem on teil professionaali abi vaja. Rõhutan jälle sama, nagu ma ütlesin, ma ei ole hea müügi inimene. Saategi ise hakkama. Ma kujutage ette, 100 inimese pulm ei ole 50 inimese pulm. Kui teil on veel rohkem inimesi, teil on vaja professionaali abi, et teil endal oleks tuju hea. Te naudiks seda video. Ja peale pulma, igal juhul, tänage või laike seda tegijat või tegijaid. Pulma.ee on selles mõttes väga paljusid nagu tänatakse hästi palju. Eestlane muidugi mõlemat pidi, ta on nii hästi kehv laitja ja hästi kehv tänaja samuti. Aga soovitan igal juhul. Ja see ei pea olema nii-öelda pulma.ee, ükskõik kust seda tänata, aga miks ma ütlen pulma.ee, jumal sealt nagu toetaks. Eks ole. Aga nüüd kõik, suur tänu teile. Täna muuseas, ma pean ütlema aitäh ka veel Funtime'ile, Ekstra Ahusele, Taagepere lossile ja kõik teile, et te tulite. Ja minge nüüd lossi ja õhtul on siin pidu. Aitäh!